nii, ja number 13 on stardis kõige kiirem ja Gunnar Kruus on seda võistlust juhtimas ja määral number 11 Andres Villem, nii et võlumees hetkel teisel kohal sõitmas ja siis on number 12 Rasmus Kunt Tartu suusaklubi. et igal juhul start läks kadudeta, keegi kukkunud, keegi kettega suuska lõikunud, sellel on ainult hea meel, aga Otepää Otis spordiklubi mehed on küll väga teravalt seda starti esimest tõusu alustanud ja Võru suusaklubi mees hetkel teisel kohal. ja nii, esimese ütlend nii kiire rada, kui mehed on lihtsalt nii tugevad. Esimesed mehed on esimeses vahetuses juba tulevad ja Oti spordiklubi on võistlust juhtima. Gunnar Kruus on suurepärase esimese teatevahetuse teinud, aga nüüd liiguksin ettepoole, tundub, et see on küll Tartu suusaklubi mees ja number 17 Martti Rell. Nii et Martti Rell on selle grupi vedamise enda peale võtnud ja seal tundub number 14 teisena Martin Tammiste Nõmme spordiklubi. Ja kuhu on võrumehed jäänud? Võrumehed on päris selle võistkonna lõppu jäänud, nii et ei ole Andres Villetile see distantsi võime väga edukas olnud. nii ja vahetus on tehtud ja Oti spordiklubi on seda võistlust juhtimas ja läheb Karl Laasik ja ütleme oma 7-8 meetrit on see vahe küll, kui mitte rohkem. Ja Martin Ling ja Tartu suusaklubi teine ja number 14 Nõmme spordiklubi läheb hetkel kolmandana ja siis on seal number 18 ja see on Oti spordiklubi teine võistkond. ja vaatame, poodel on Võru Länsi ja ütleme selle suunagrupi valmis hetke jäänud ja üle Toomas Kuus küll hirmsalt sellel esimesel tõusul liigub ja üritab nüüd oma võistkonna positsiooni parandada, aga natuke palju. Läks Martin! Ansi Matjan! Olla väga hästi! Läheb, Kristjan, järgi! Võistkonna liikmete teisavahetuse sõitjad Oti spordiklubi juhi tuleb Tartu teisena ja siis on kohe Nõmme, nii et Jan Reier on teinud suurepärast tööd ja seal tuleb tõusta, nii et Andres Toomas Kuus ja number 11 on jäänud siia selle suure grupi päris lõppu, ei ole isegi seal taga, vaid on natuke juba sealt maha jäänud, aga liidrid vahetuvad, teist korda lähevad siis esimese vahetuse sõitjad rajale ja Oti spordiklubi ikka endiselt juhtimas ja Gunnar Kruus taas ja aga Tartu ei ole kaugel. Tartu on nüüd oma vahe minimaalseks kahandanud ja Tartu meestel siis Martti Rell ja seejärel on Andreas Veerpalu ja siis on Martin Tammiste Nõmme spordiklubi. Need Oti spordiklubi 2 võistkond on praegu esikolmikus. Üks võistkond juhtimas, üks võistkond hetkel kolmas. Nii et suurepäraselt on Otepää mehed siin Haanias seda valusuudesti sõitmas, esikolmikus praegu 2 võistkonda. Üks distantsimat tööst, kes viidatab Priiti, normaalselt võitleb kiirekoha meetrile seal lõpetada see võistlus medalitega. Oti spordiklubi Marko, võta järgi! Tartu suusaklubi väga kavalalt Martti Rell sõitma sisetööd viimaseks vahetuseks ja siis tuleb Oti spordiklubi teine võistkond ja Andres Veerpalu ja kas oli seal number 16. Ja Tartu suusaklubi mehed praegu tulevad esimestena vahetusalasse ja Martti Rell vahetab rajale Martin Lingi. Nii et Tartu suusaklubi teine võistkond on seda võistlust ei ole ikka juhtima. Oti spordiklubi on ka ees number 13 Karl Laasik, number 15 on jõudnud praegu kolmandaks ja suurepärased märgused suusaklubi mehed on sõitnud ja rajale Tiim Karutak number 12 Tartu suusaklubi ja Mattias Juust läheb 4-5-ndana. Tuleb, Karl! Tuleb! Läheb! ja kolmandaks on tõusnud Marguse suusaklubi. Janari rajad on meeletult tööd teinud suurepäraselt
suurepäraselt on rajast sõitnud oma vahetustele, vahe kinni seisnud esimese kahe võistkonnaga ja Oti spordiklubi ikkagi algusest peale mehed ees sõidnud. Kas suudavad nendeks viimasteks etappideks seda esikohta hoida? Igal juhul Tartu suusaklubi, Marguse suusaklubi ja Oti spordiklubi kõik koos vahetavad. Nii et Siim Karukapp peab nüüd üritama hoida siin Oti spordiklubil ja Tartu suusaklubil enda järel, et viimases vahetuses oleks Janar Rajasel võimalus. Tartu suusaklubi on juhtima asunud Martti Rell ja Martil on midagi nüüd hoida, ei ole mitte teha sellist tööd, nagu vaja teha on, aga mida suudab Andres Veerpalu? Kas Oti spordiklubiga suudab tõsta veel medali konkurentsi? Tema jaoks jääb see viimaseks vahetuseks, tuleb rajale välja panna kõik, mis sees on, enam midagi hoida ei ole, nii et medali võimalus on igal juhul Oti spordiklubil olemas olla. Siimu Karukapp oma vahetust sõitnud, ei ole liidrist palju maas ja seal on kohe ka Martti Rell, Tartu suusaklubi teise võistkonna mees. Need esitoimik on ikkagi praegu eest ära saanud teistel ja Andreas Veerpalu ei ole suutnud seda vahet kolmikuga vähendada, nii et tundub, et tänased medalid jagatakse just nende kolme võistkonna vahel, kes lähevad viimases vahetuses sõitma. Üliväärtis viimane vahetus, Oti spordiklubi, Karl Laasik, viimases vahetus kindlasti üks piirivad mehi, aga see vana on oma 15 meetrit, nii et kas Marguse suusaklubi suudab siita heidelda teele võidu nimel, kui mida teeb Tartu suusaklubi teise võistkonna viimase vahetuse mees Martin Liing. Et Martin Liing, Tartu suusaklubi hetkel kolmas, Marguse suusaklubi ja Janari Rajas teine. Spordiklubi juhused hetked, mehed tulevad finiši suunas, tulevad suusastajad. Üks on selge, Oti spordiklubi on siin võitu võtmas. Algusest peale on Otimehed seda võistlust juhtinud, ei ole praktiliselt korrakski seda liidri positsiooni käest andnud ja Janari Rajas on hetkel Marguse suusaklubi toomas hõbemedalite suunas, aga kas suudab Tartu suusaklubi mees Martin Liing veel midagi siin vastu panna? Viimane kurv on võtta ja finiši sirge on kohe meeste jaoks algamas. Oti spordiklubi esimene võistkond, Gunnar Kruus esimeses vahetuses ja Karl Laasik on sellist tööd läbi võistluse teinud, et kordagi praktiliselt seda esikohta käest pole antud ja Oti spordiklubi võtab siin finaalis Eesti meistritiitli. Ja Janari Rajas ja Marguse suusaklubi tänase päeva teised, nii et väike üllatus igal juhul, Janari Rajas ja Siim Karukapp. Ja Tartu mehed, Tartu teine võistkond, Martin Liing ja Martti Rell saavad kaela täna pronksmedalid. Ja nüüd on neljas võistkond ka finiši sirgel, nii et Marko Liiva ja Andreas Veerpalu, Oti spordiklubi teine võistkond, ei suudetud. Vahepeal oli küll juba päris reaalne võimalus meestel ka medalite eest heidelda, aga viimased vahetused siis rohkemaks võimalust ei andnud. Jan Treier ja Nõmme tuleb viiendana üle finiši, sõideti koos siis Martin Tammistega ja tuleb number 12. Mattias Juust, Tartu suusaklubi esimene võistkond, esimeses vahetuses sõitis neil Rasmus Pind. Tuleb ka kuues võistkond number 16, CFC spordiklubi Heimar Altmets ja esimeses vahetuses Peeter Soasepp.